Ma tahtsin Askole töövarjuks tulla, sellepärast et ma ei ole kaubandusest varem nii head ülevaadet saanud ning arendusdirektori töökoht võib-olla suunab minu enda tulevikuplaane natuke, sest ma olen huvitatud nii ettevõtlusest kui ka loodusteadustest. Kogu arendusosakonna ja arendusdirektori tööülesanne siis Coopis ongi otsida maailmast uusi lahendusi, mida tehakse, mis võimalused üleüldse on ja vaadata, et mida nendest siis on võimalik rakendada ja kasutusse võtta ja mis siis peaksid jääma veel oma aega ootama. Ma arvan, et arendusdirektori kaubanduses erinebki selle tõttu, et siin on mastaabid on niivõrd palju suuremad, et kaupluste arv, töötajate arv, erinevad valdkonnad, mis kõik sellega seotud on, et meil ei ole ainult ju kauplused, eks ju, ja sealse tööga, millega inimesed tegelevad seal, klienditeenindus, kaupade haldamine, meil on lisaks sellele veel väga suur logistika, meil on turundus, finantsteenistused, kaubandus üha rohkem ja rohkem on IT-ga seotud ehk et erinevad tarkvaralahendused ja nende arendused kõik ostupool. Tänane päev on minu jaoks väga huvitav olnud, sest ma olen saanud osaleda mitmel koosolekul ja näinud ka hästi suurt päikesepaneelide parki, mida ma kunagi varem näinud ei ole. Et see oli ka minu jaoks huvitav. Ma arvan, et mulle meeldiks küll kaubanduses töötada. Noored võiks valida karjääri kaubandussektoris just nende võimaluste rohkuse tõttu, et siin leiab põnevat rakendust väga mitmetel erialadel. Anna-Velile soovitaks kõigepealt õpingud ilusti ära lõpetada ja seejärel ainult julgeid mõtteid, aga et jalad oleks maas ja kui mingi takistus ette tuleb, et selle taha pidama ei jääks. Meil on maja sees on ütlus, et kui mingit asja heaks ei kiideta, et siis järelikult on argumente veel vähe, et siis tuleb veel rohkem natukese tööd teha, aga mitte alla anda.